Kujuta ette, kui ma ütleksin sulle, sa ei saa nüüd praegusest hetkest 24 tundi süüa. Mis tunne see oleks? Mis sind valdaks? Võib-olla mõni teist ütleb, et äge, võtame väljakutse vastu. Aga ma usun, et enamus tunneksid vastumeelsust, isegi võib-olla hirmu, võib-olla pahameelt, et miks selline sõnum. Aga mis siis, kui ma omakorda selle järgi ütleksin, et selline füüsiline kuulekus, kui sa sellele vastu ütled jah, saab tuua sinu elus vaimuliku läbimurde suhtes Jumalaga. Me saame täna rääkida paastumisest ning me saame rääkida sellest, kuidas Jumal võib selle kaudu vastata meie palvetele, saab avada uksi ja saab murda reaalselt ahelaid meie elus. Et paast võib olla teekond, mille kaudu sa kuuled Jumala häält ja võib-olla seda selgemalt kui kunagi varem. Paastumise teekonnal on kõige olulisem see teadmine, arusaam ja küsimus, miks me paastume. Mina ise, olles paastunud, ma olen kogenud, et vahel olen reaalselt vaimulikus sõjas olnud, justkui nagu sõda. Sest enda füüsiline ihu karjub paastumise keskel mingeid asju, aga samal ajal ma tunnen, kuidas vaimne maailm justkui avaneb. Jumal teeb mingeid uksi lahti. Ja miski minu sees ütleb, mine sööma, teine hääl ütleb, keskendu edasi Jumalale. Kui see on reaalselt vaimulik sõda, mida ma nagu näitena tõin, siis sõjas on kõige olulisem teadmine, et mille nimel ma siin sõjas olen, mille nimel ma võitlen. Kui sa tead, mille nimel sa võitled, ükskõik mis olukorras või veel parem, kelle nimel sa võitled, siis on sul palju lihtsam. Täna vaatleme, miks paastumine on midagi palju enamat kui lihtsalt toidust loobumine. Ja kui sa oled täna ka usukauge inimene, siis esiteks mul on hea meel, et sa seda videot kuulad. Ja kui see Jumala mõõde ka on sinu jaoks võib-olla kuidagi kauge, siis üks praktiline asi, mis paastamise puhul võib-olla tuleb kasuks paljudele, kes seda kuulavad ja äkki sissejuhatuseks kõnetab kedagi veel. Ma tegin näiteks ühe arvutuse, et kui meie näiteks oma abikaasaga paastuksime, ütleme 2 korda kuus, 24 tundi toidust, ehk me ei kasutaks üldse köögiga seotud, siis meie hoiaksime oma leibkonnaga kokku aastas kuni või ligikaudu 500 eurot. Päris suur summa. Aga tegelikult ükskõik, kui meelitav see mõte ei ole tänaste toiduhindade juures, eks, siis lõpuks see rahakoti või raha kokkuhoid, see on väike boonus. Me räägime täna tegelikult isiklikust teekonnast Jumalaga, mille sügavust lõpuni me ei suuda isegi hoomata. Hiljuti ma istusin oma väga hea sõbraga kohvikus, üks kristlasest sõber mul ja ma küsisin, et kuule, mida sa ütleksid, et miks sa paastud, et ära vasta mulle mingisugust ilusat vastust, vaid anna lihtne vastus sõbrale. Ta vaatab mulle korra silma ja vastab väga kiiresti, et minu jaoks ei ole küsimus selles, et mida ma paastumisest saan, vaid pigem küsimus on sellest, et millest ma paastumise ajal ilma jään. Ja see pani mind mõtlema. Aga küsime siis täna, kallis kogudus, sõbrad, kes te olete võib-olla kuulamas seda samamoodi kogukonnas, et küsime, millest me siis jääme ilma, kui me ei paastu. Esiteks, paastumine, see ei ole lihtsalt, nagu ma juba korra mainisin, toidust loobumine. See on tegelikult väga suur, see on 180-kraadine pöördumine. 180-kraadine pöördumine, eemaldumine maisest ja selleks, et liikuda vaimse poole, eralduda vaikusesse ja olemaks siis Jumalaga. Selles kiires maailmas, kus me oleme, väga materiaalses maailmas, kus on väga raske periood meie ümber, me vajame tegelikult, tunnistame seda või mitte kõik. Kui me lähme paastumisel vastu kristlastena, siis see on üks väga ilus asi. See on tegelikult armastuse, see on alandlikkuse väljendus, kus me ütleme tegelikult Jumalale selle kaudu, et Jumal, me vajame sind rohkem kui igapäevast leiba. Ma vajan sind, Jumal, rohkem kui seda mugavust, rohkem kui seda meelelahutust, mis iga päev on minu ümber. Ma vajan kõike rohkem sind kui kõik seda muud. Ja Jumal igatseb meiega sügavust ja lähedust. Ja seesama paastumine ongi nii paljude jaoks tegelikult üks väga väärtuslik ja paraku kasutamata vahend, et mida me ei kasuta. Jumal tahab tuua esile selle läheduse ja ma väga loodan, et sina igatsed seda ka.
Maailma väärtused ütlevad seda, et me peame keskenduma iseendale, me peaks keskenduma oma soovidele, vajadustele, mugavusele. Need mitmed asjad on olulised mitte isegi, vaid ka Jumala jaoks, mis puudutab meid. Aga paastumisest täna rääkides, see on täiesti vastupidine. Paastumine on teadlik enesest loobumine, et teha ruumi Jumalale. Me võtame paastumise mitte siis selleks, et kuidagi Jumalat enda jaoks paremaks muuta, vaid seda, et lasta Jumalal meid muuta. Aasta alguses me rääkisime koguduse keskel sellest, et sellel aastal on märksõnadeks kohal olemine, olla kohal, olla päriselt kohal. Ja me rääkisime sellest, et kuidas teha restarti, kuidas näha läbimurdeid. Ja kui me mõtleme sinu elule, isiklikule suhtele Jumalaga, on see või ei ole, me mõtleme koguduse elule, siis paastumine aitab kohe kindlasti peatuda. Vaadata enda ümber, vaadata ülesse. See võib olla see hetk, kus sa kuuled esimest korda võib-olla üle pika aja tõeliselt Jumala häält. Ja võib-olla sa koged rahu, mida maailm täna kindlasti ei anna. Ja kui me küsime täna, mida piibel siis meile paastumisest räägib, ilmselgelt ja tegelikult väga palju. Alustades kõige olulisemast Jeesusest endast, siis tema õpetab meile Matteuse 6. peatükis, et paast ei ole selleks, et kuidagi inimestele muljet avaldada, sest see on ju suur ja äge vaimulik asi, vaid see on isiklik aeg ja hetk Jumalaga, aeg, kus me eemaldume maailma ajutistest naudingutest ja seda selleks, et kuulda selgemini ja kogeda sügavat osadust temaga. Piiblis paastusid nii Jeesus, Daniel, Ester, Esra, apostlite tegude raamatus kogudus. Nende kõikide eludes oli paast alati seotud ühe ja sama suunamuutusega. Eemaldumine maisest, et pöörduda Jumala poole. Ehk siis just siis tulid esile ilmutused, tulid esile läbimurded, tuli esile see, kuhu Jumal edasi juhib. Jeesus ise paastus enne oma teenistuse algust, see oli aeg, kus tema vaim sai tugevaks, ta oli valmis vastu astuma vaimulikule võitlusele. Ja peale seda 40 päeva oli ta tegelikult füüsiliselt, kujutame ette, päris näljane, aga ta suutis vastu panna kuradi kõige suurimatele kiusatustele. Miks? Sest ta oli vaimulikult tugev. Paastumine ja palve käivad ka alati koos, sest kui me paastume ja me ei palveta, siis see on lihtsalt enda näljutamine. Jumal ei otsi mitte lihtsalt meie kuidagi enese piiramist, ta otsib meie südant. Meie südant, mis on valmis muutuma, südant, mis on valmis alistuma talle. Sest paastumine ongi tegelikult alistumine Jumalale. See on kuulutus, et Jumal, meie ei saa hakkama, mina ei saa hakkama. Kogudusena koos saame öelda, Jumal, me ei saa ilma sinuta, me vajame sind. Kuidas Jumal edasi minna, küsime me täna ka kogudusena. Ja siinkohal ma tahaksin esile tuua tegelikult ühe väga konkreetse erilise loo teisest Moosese raamatust 17. peatükist, kus me näeme, et Iisraeli rahvas võitles Amalekkidega. Ja see ei olnud lihtsalt kuidagi sõjaline kokkupõrge, vaid tegelikult seal taga on mingi väga tugev vaimulik lugu sellest, kuidas Jumal ise võitleb oma rahva eest, võitleb ka täna. Selles loos oli Joosua, nii-öelda sõjatandril, tal oli mõõk käes, aga võit ei tulnud selle võitluse kaudu nendel hetkedel, vaid seal taustal toimus midagi palju enamat. Tegelikult võit tuli siis, kui Mooses hoidis samal ajal mäel olles oma käed tõstetuna Jumala poole. Ja teate, kui Mooses väsis, tema käed vajusid alla, hakkas Iisrael ehk Jumala rahvas kaotama seda sõda. Aga siis omakorda toimus midagi veel olulist. Aaron ja Huur tulid Moosese kõrvale, toetasid tema käsi ja lõpuks tuli võit. See on üks väga võimas lugu. Ja see ei olnud tegelikult inimlik võitlus, see oli issanda võitlus. Sest kui me ka paastume koos kogudusena, mitte ainult isiklikult, vaid ütleme kogukonnana, kogudusena, siis me kuulutame seda, et Jumal, meie silmad on sinu peal. Me vajame sinu läbimurret, sinu juhatust, me vajame sinu väge. Ja seesama võit, mida Jumal tahab anda, ei ole ühe inimese võit. See on kogu terve koguduse võit. Sest see ei ole meie lahing, kallis kogudus. Nii nagu selles loos, mida me just kuulsime, see on Jumala lahing. Ja nii nagu selles loos ka täna Jumal võitleb sinu ja võitleb meie eest. Mina ei ole suurim paastumise eeskuju, aga ma ei taha ka lihtsalt teoreetiliseks jääda üldiseks, siis ma jagan paari isiklikku enda kogemuse lugu. Ma tahan öelda seda, et ma olen praegusel etapil oma elus taaskord kuidagi paastumise tähtsust taas leidmas, kui oluline see on suhtes Jumalaga.
Minu jaoks on aga alati terve elu paastumine olnud selline aeg, kus ma olen teadlikult parandanud paastumise ajal meelt. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ma elan selles maailmas, siis siin on miljon asja, siin on miljon põhjust, mis mind võib viia Jumalast eemale ja tihti ma ei saa sellest arugi. Kuidas ma vahel negatiivses suunas muutun ja ma kaugenen mingites kohtades Jumalast. Ja tead, alles siis, kui ma olen kvaliteetselt Jumalaga kuidagi veedan aega, palvetan ja eelkõige just paastumise kaudu, siis ma saan aru, mis kohtades mul on vaja muutuda. Ja mõnikord 180 kraadi. Ja see ongi meeleparandus, mis toimub. Ja see on nii oluline, mis on ütlemata oluline osa paastumisest. Ma olen paastunud ka oma elus nendes kohtades, oma elus, kus ma ei tea, kuidas edasi minna, mingi segadus, küsimused. Ja kui ma mõtlen praegusel etapil oma elus, siis kui ma paastun praegusel ajal, siis ma paastun esiteks, et ma tahan Jumalaga lähedasem olla, taastada, tugevdada, parandada meelt, nagu ma jagasin. Aga samas, mida ma väga igatsen teha, on paastuda koguduse tuleviku pärast ja ma kutsun ka sind seda tegema. Üks asi, mida ma veel enda kogemuse näitel tahaksin jagada, kui palju on minu elus olnud neid kordi, kus ma olen võtnud näiteks õhtu või mingi aja palvetada, võtta vaimulikku aega, eks. Aga nendel õhtutel on tihti mingid täiesti suvalised takistused, mingid faktorid, mis segavad himud, millele ma ütlen, jah, ma ei räägi mingitest suurtest asjadest, ma räägin, ma ei tea, loed piiblit, mõtled, ma teen ühe väikse kakao, vahel mingi telefonikõne võtad vastu, midagi halba, vahel võtad telefoni, loed spordiuudiseid, väiksed asjad, need ei ole mingid suured ja halvad kuidagi asjad. Aga ometi need on päris olulised takistused lõpus, kui ma seda õhtut vaatan ja mõtlen, et mingid asjad jäid pooleli. Ja sellepärast ma saan öelda täna, et kui inimene päriselt igatseb Jumalaga lähedust, siis paastumise puhul on olukord kindlasti parem ja meil on mingi pluss. Paastumise ajal on Jumal ja pole mitte midagi muud. Ei ole küsimusi, kas ma teen kompromisse, olen vaid mina ja on ainult Jumal. Ja ma palun ainult seda, et Jumal, siin ma olen, muuda mind. Ja mis on veel oluline? Ei tasu küsida paastumise ajal, et oota, kui ma paastun, et kas ma siis ei või telefoni kasutada üldse, kas ma siis uudiseid ei vaatagi sel õhtul. Küsimus on pigem selles, et kui me paastume, siis mis on meie prioriteet? Kui see on Jumalaga lähedus, siis on ainus asi õhk, mida me hingamiseks vajame. Eks igaüks otsustab ise, kas sellises sügavas vaimulikus ajas tahaksin teha erinevaid tegevusi või mitte. Ja see ei tähenda, et kiusatusi paastumise ajal ei ole, vahel on need päris suured, aga seda suuremad on ka need läbimurded. Ja ütlen seda ka, et esimene paastumine, kui sa ei ole paastunud, on üldiselt paljude jaoks kõige raskem. See läheb paremaks, vähemalt enamikel on läinud. Sellel on ka loogilised põhjused, aga samas ka väga vaimulikud põhjused, kus iga korraga mina olen vähemalt kogenud, et ma saan justkui seda vaimulikku sõjavarustust juurde. Ja nii oluline on teada, nagu ma mingil kujul juba ütlesin, et mis on see eesmärk, kui ma paastun. Ehk siis, kui me paastume, siis tihti on oht see, et me loeme minuteid, millal see paastumise aeg täis saab, ma saan esimese toiduampsu võtta, et me teeme selle ära. Ja siis on tunne, nagu me oleksime nagu tublid ja me oleksime pühad. See ei tee seda, sest toidust loobumine ei ole tegelikult eesmärk. Paastumise kindel periood ei ole eesmärk. Paastumine on vahend. See on nii oluline teada, paastumine on vahend, mitte eesmärk. Ja kui me räägime ka natukene paastumise vormidest, siis paastumisel on tõesti erinevaid vorme. See võib olla ühest toidukorrast loobumine, üks kord või korduvalt. See võib olla ööpäevane paastumine, kus sa jood ainult vett. See võib olla mitmepäevane, see võib olla paastumine teatud maitsvatest toitudest, ehk siis osaline paastumine. Ja ma täna kõigest sellest ei jõua rääkida, aga kõige olulisem on siiski see, mida Jeesus ka rõhutas. Et paast ei ole mingisugune näitamegi endale, teistele, veel vähem Jumalale. Tõeline paastumine ei alga siit kõhust, vaid see algab südamest. Paastumine ilma palvetamiseta, see on lihtsalt näljutamine. Aga palves olemine paast on vaimulik relv. Jumalat huvitab mitte see väline, vaid see sisemine hoiak, see alandlikkust, millest me rääkisime, igatsus ja valmisolek kuulata teda. Ehk siis kokkuvõttes pole olemas ühte mingit õiget vormi, kuidas paastuda, aga on olemas süda, mis igatseb Jumalat. Ja see süda on see, mida Jumal tõesti oluliseks peab.
Ja mida saab öelda, kui selline süda paastub, alandlik, otsiv, valmis kuulama, siis hakkavad toimuma väga nähtamatud, kuid väga reaalsed vaimsed protsessid. Püha vaim saab hakata siis kõnelema, sageli väga vaiksel, aga väga teraval viisil. Saab tuua esile südame seisukorra, mis meil toimub. Ta saab suunata, julgustada ja puhastada meid. Paastu ajal võib ka esile tulla selline vaimne selgus mingites asjades, mida muide on väga raske selles elutormis saavutada. Meie mõtted võivad rahuneda, Jumala sõna, mida me loeme, muutub elavaks. Palve ei ole enam kohustus, vaid see muutub vajaduseks, väga ilusaks vajaduseks. Samal ajal võib püha vaim tuua nähtavale ka mingid valdkonnad meie elus, kus on vaja meeleparandust, kus on vaja päriselt muutust ja kohe. Ja ta teeb seda armastuses. Paastumine avab ukse selleks, et Jumal saaks sekkuda, tuua läbimurdeid sinu elus, sinu ümber. Ahelad vabanevad, sõltuvused kaovad. Ta näitab mingit suunda, mida me mõistame. Toimub vaimne tugevnemine meie sees ja tervenemine on see vaimne füüsiline. See ei tähenda, et paljud asjad muutuvad kohe või et iga paast toob kohe käega katsutava tulemuse, kuid vaimulikus maailmas toimub alati midagi, kui me paastume. Oluline mõista, et paastumine on kuulamine. See on suundumine Jumala südamesse ja mitte selleks, et midagi kuidagi temalt saada, vaid selleks, et temaga olla ja temas olla. Selle paigas olla, sest Jumal ees me hakkame ka ise muutuma. Paast ei muuda tingimata kohe olukordi, aga ta muudab meid ennast. Jumal muudab meid ennast. Ma tahaks kokkuvõtteks täna öelda, ja mida ma tahaks rõhutada. Füüsiline kuulekus, antud juhul paastumine, toob vaimuliku läbimurde. Füüsiline kuulekus toob vaimuliku läbimurde. Paastumine ei ole lihtsalt loobumine millestki. See on liikumine. See on teadlik, see on sihikindel liikumine Jumala poole. See on selline hetk, kus me pöörame ennast ära sellest, mis on mööduv ja ajalik ning astume sisse sellesse, mis on igavene. Paastumine on teekond, kuhu sa astud, mis avab sulle ukse. Ja mitte ainult lihtsalt Jumala ligiolule, vaid ka läbimurretele, nagu me rääkisime. See toob selguse, tervenemise, juhtimise. Ja seda nii sulle isiklikult kui ka meile kogudusena. Ja ma tahan rõhutada ka seda, et see võib tunduda esmapilgul väga raske ja võib-olla ongi. Mõte loobuda toidust, nagu ma alguses ütlesin, või mugavusest võib tunduda liiga järsk. Aga kui selle kaudu päriselt sünnib läbimurre, sinu või kellegi teise elus, koguduse elus, kui selle kaudu saab päriseks selgeks tuleviku suunad, lahendused, segadustest, vabanemised, sõltuvused, tervenemine, siis see ei ole lihtsalt näljutamine. See on elu liikumine Jumalale lähemale, sellele, mida Jumal tahab meie eludesse. Ja kui sa täna seisad valiku ees, siis mul on sulle ainult üks sõnum vaimulikult. Astu sellele teele. Isegi kui see on pool päeva, isegi kui see on üks toidukord. Paastu, palveta ja kuula. Ja liigu koos Jumalaga. Ja ma tahan päris lõpetuseks kuulutada ühte kirja kohta meie igaühe üle ning ma palvetan Jumala poole, et Jumal, ma palun, et sinu sõna oleks mu jalale lambiks ja oleks valgusel mu teerajal. Amen. Sinu sõna olgu lambiks mu jalgele, sinu vaim olgu leivaks mu